Armsad kuulajad, vaatajad, tänane põhisõnum on see. Jeesus Kristus on surnuist üles tõusnud. Ta on tõesti üles tõusnud. Halleluuja. Aamen. Inimesed, kes on pääsenud surmasuust, ütlevad, see oli minu elu teine sünnipäev. Jeesuse Kristuse ülestõusmine surnuist on tema teine sünnipäev siin maa peal. Ja see on päev, mida me täna kristliku maailmaga tähistame. See ei ole mitte ainult ühe inimese sünnipäev, see on Jumala armu sünnipäev. Lunastuse sünnipäev, Jeesuse Kristuse võit surma ja kurjuse üle. Vana laulja ütleb, nimi Jeesus on üks kallis nimi. Kallim kõigist nimedest on see, selle sees on imeline vägi, mis võib tõsta taeva poole südame. Miks on Jeesuse nimi nii kallis ja nii võimas, et võib inimese südame tõsta taeva poole? Nimi Jeesus tähendab issand päästab. Vana testamendi prohvet lisab siia veel juurde sõna nime Immanuel, mis tähendab Jumal on meiega. Selle nime taga on kõige väeline Jumal, tema ainusündinud poeg, kelle läbi Jumal päästab. Tema tahab olla meie kõigiga lähedases osaduses. Tänan on Jeesuse eriline tähelepanu pööratud nendele, kes tahavad temaga sõbraks saada ja annavad sellest temale ka oma suuga teada. Apostlite tegude 4. peatüki 12. salm ütleb, ja kellegi muu läbi ei ole päästet, sest taeva all ei ole antud inimestele ühtki teist nime, kelle läbi meid päästetakse. Jeesus on ainus päästja taeva all. Pole mingit muud võimalust, ainult Jeesus Kristus. Nii on Jumal seda määranud. Millest siis Jeesus päästab? Jeesus päästab Jumala hukkamõistmise eest. Kõik inimesed on Jumala ees süüdi. Nad on pattu teinud ja Jumala sõna kinnitab, sest patu palk on surm. Ja siin ei mõelda mitte ainult meie ajalikku surma, vaid meie igavest lahus olemist Jumalast. Aga Jumala armuand on igavene elu Jeesuses Kristuses, meie issandas. Sellepärast ongi tervele inimkonnale tähtis, et ainult Jeesuse läbi annab Jumal igale palujale tema kõik patud andeks. See on elusõna. Jumala arveraamatutes kustutatakse Jeesuse Kristuse nime tema töö ja lunastuse tõttu ära kõik meie patud ja sa saad puhtamaks kui lumi ja pärid igavese elu. See on evangeelium, see on parimatest sõnumitest parim. Ja see sõnum võib lihtsalt saada juba täna sinu osaks, kui sa palud Jeesus Kristus, palun anna mulle minu patud andeks ja uuenda minus üks kindel vaim, mis järgib sind ja sinu juhatusi. Ja see sünnib, kui sõna
võtad palvet tõsiselt, siis võin seda kinnitada oma kogemuste põhjal. Jumal võtab seda palvet veelgi tõsisemalt ja tema juhib ja toetab sind kogu sinu elu. Rooma kirja 10. peatüki 9. salmist edasi lugedes. Kui sa oma suuga tunnistad, et Jeesus on issand ja oma südames usud, et tema on ta üles äratanud surnuist, siis sind päästetakse. Sest südamega usutakse õiguseks, suuga aga tunnistatakse päästeks. Sest igaüks, kes hüüab appi issanda nime, päästetakse. 3 korda rõhutatakse sõna päästetakse, päästetakse, päästetakse. See on kindel, see on Jumala tõotus. Armas sõber, Jumala sõna põhjal võime täna saada nendel ülestõusmise pühadel omale teise sünnipäeva. See võib olla sinu elu tipphetk, sinust võib saada kristlane selle sõna õiges tähenduses ja sinu nimi pannakse taeva eluraamatu kirja. Sellest saab sinu teine sünnipäev, igavese elu sünnipäev. Ja see on mõelda vaid ainult ühe palve kaugusel. Ja sa võid paluda täiesti oma sõnadega. Jumalale ei ole tarvis mitte meie ilukõnet, vaid tema näeb meie südamesse. Ta näeb ka, mis on praegu sinu südames, seda sõnumit kuulates esimesel ülestõusmise pühal. Jeesus tõotas, paluge, siis teile antakse. Otsige ja te leiate. Koputage ja teile avatakse. Kordan veel, kui sina võtad oma palvet tõsiselt, siis Jumal võtab sinu palvet veelgi tõsisemalt ja kannab sind terve elu kuni Jumala riiki välja. Aga juba täna võid sa tunnistada koos minuga, minu Jeesus ja minu kõik. Laulja lõpetab algul tsiteeritud laulu selle salmiga, nimi Jeesus alati ja ikka peab küll jääma kalliks minule. Seda lauldes tahan mina kiita, temast tunnistada kõigile. Minu Jeesus ja minu kõik. Aamen, halleluuja. Ja no